Nii, kui koha peal need asjad on selged, siis me hakkame lisama samme. Samamoodi, kõigepealt õppeasendist, ette on ristsammsüsteem, taha on sama käsi, sama jalg. Ja siis, no ma võin teile näidata. Kõigepealt haagide puhul, on ju, pumps, pumps, on ju, vasak käsi lööb, parem jalg astub, pumps. Ja samamoodi, siin ma kukun jala peale, maandun, samal ajal üritan päka ka välja keerata, pum, pumps. Tagasi liigun, pumps, pumps. Jälgin, küünanukk, rusika positsioon, küünanukk 90 kraadi, küünanukki kõrgus, lõva tasel. Kõik need asjad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kui me juba paneme pikemalt, võib-olla kõndi teeme, siis võib-olla see kanna välja pööramine ei ole nii oluline. Lihtsalt tan, 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 tan. Tagasi ka. Pomps, 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 pomps. Vot, selline lugu. Uppercutidega võime teha samamoodi ristsammsüsteem, ehk siis pum, lööme parem, astume vasak. Tõn, tõn, pum, pum, pum. Ja liigume tagasi. Pumps, 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 pumps. Ja kui need asjad on omavahel selged, nii haagid õppeasendist ette taha, kui ka uppercutid, siis ma pakun teile teha sellise eksami, et me teeme siis sammude peal nii haake kui ka uppercutte, ristsamm ette ja sama käsi, sama jalg tagasi. Et kuidas see välja näeb, ehk siis ma hakkan liikuma. Haak, haak, upper, upper. Haak, haak, upper, upper. Tagasi ka. Haak, haak, upper, upper, haak, haak, upper, upper. Üks viga, mis mul tuli kohe meelde, mida õpilased tihti teevad, on see, et kui keegi lööb haaki näiteks sammu peal, siis ta keerab pea sinna. Nagu te saate aru, seda teha ei tohi, sest kui me lööme meie vastast, ehk siis boksiringi sees või siis trennis, me peame jälgima, et mis toimub. Kui me teeme lööki ära ja vaatame samamoodi sinna, siis me kaotame pilgust ära seda protsessi. Et seepärast alati pea jääb sirgeks, pea jääb sirgeks, pea jääb sirgeks. Uppercuti puhul, siin ei ole midagi keerulist, keegi eriti üles ei vaata, seepärast see asi ei ole nii oluline. Et neid asju võime proovida. Kõigepealt saama selgeks haaki, on ju, läbi küünarnuki, siis keskendume rusika positsioonile, siis me keskendume, et küünarnukk oleks siin 90 kraadi ja siis me keskendume sellele, et küünarnukk kaitseks meid ka. Et 90 kraadi võib ju olla niimoodi, aga meie tahame, et oleks piisavalt kõrge. See on siis lugu haagide puhul. Ja muidugi peale seda, kui haagid on selged, siis me võime korrata sama asja ka uppercutidega. Ehk siis lööme alt üles, samamoodi alustame võib-olla õlaga, et saame seda tunnetust kätte, et kus see energia kuude peab liikuma, ehk siis alt üles, vaadake, kui ma teen juba vabalt, mul käsi tahab üles lennata. Siis ma liimin käsi õla juurde, tõukan, viskan seda kätt ülesse, siis ma panen käsi 90 kraadi, viskan ülesse ja siis ma panen käsi juba lõua juurde. Päh, 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 pumps. Ja siis ma proovin teha juba samme. See on siis lugu, mis on seotud lühikeste haagidega ja lühikeste uppercutidega.